Tšau, võtame sulle mõned sõnumid ja võtan sulle põhiteema. Põhiteema hetkel on keisrinna. See on selline hooliv naine, armastav, kütkestav, silmapaistev, mitmekülgne ja väga suure südamega. Et see oled siis sina, ütleme nii, või keegi sinu ümber oleb sellest, kes vaatab. Ja ütleme nii, et avatud armastusele ja valmis armastust andma ja vastu võtma ka. Aga katsumus sulle on saatan ja see on selline nagu kurjategija. Katsumus on ja siin ta nutab ja tal on pisarad, ehk siis võib olla katsumus mingi sisemise kurbusega või sa võid ise võib-olla tunda mingis osas, et kas siis sina võid ennast tunda niimoodi natukene justkui, ütleme nii, et saatanlikult, et justkui sina oleksid paha tegelane kuskil, ütleme näiteks suhtes või mingis olukorras, et tegelikult oled sa hästi hooliv ja selline andja, aga teistpidi on justkui selline kurbus ja viha, et justkui sind oleks nagu üle ääre aetud või tähendab üle piiri aetud. Ja siis sa võid tunda, et sina oled nagu see halb, kuigi tegelikult on väga hästi näha, et kes sa päriselt oled ja siis me võime hakata endale valetama, et me oleme halvad, kuigi tegelikult oma loomuses päriselt see, kes me oleme ja see, millisena me võib-olla igapäevaselt ja iganädalaselt ennast väljendame maailmale, et see ilmselgelt näitab seda, kui hoolivad me päriselt oleme. Aga kuna seda armastust on siin nii palju, et siis võib-olla oht on natuke see, et seda nagu üle annad ja siis võib tekkida see tunne, et sa ei saa piisavalt vastu. Aga vaatame sulle soovitust siis. Ja soovituseks on sulle, ütleme nii, et mõtiskleda ja vaadelda mingit olukorda, milles sa siis oled hetkel. Et see on karikate 4, mis on siis selline, no karikate 4 oleks selline, et nagu ütleme, et igavus või see on nagu selline paigal olemine, see on mitte tegutsemine, uute võimaluste mitte vastuvõtmine ja ei ole nagu avatud uutele võimalustele, mis võib olla siis sama see saatana teema, et kus sa ise nagu takistad võib-olla ennast ja seda armastusele avatust. Aga soovitus on jah, nagu mõtiskleda, siin ta vaatabki aknast välja ja ta nagu väga sügavalt mõtleb selle üle, et mis minu roll on, ütleme nii, olukord oli, et mis minu roll selles olukorras oli, et mida mina tegin selleks, et see olukord sai näiteks minna sinnamaani, kuhu see jõudnud on. Ja me saame näiteks süüdistada teisi, ikka saab, aga me tihti nagu ei pruugi märgata, et mis meie enda roll selles on. Näiteks ongi see, et sa oled hästi hooliv, armastav ja annad liiga palju, et sa lood teisele inimesele nagu nii hea ja kuidas ma ütlen siis, et ükskõik kui palju tegelikult sa annad, et see teine inimene ikka pole rahul või sa ikka teed midagi valesti või. Aga tegelikult see pole antud olukorras tähtis. Nagu ma ütlesin, soovitus on endasse vaadata ja mõtiskleda enda rolli. Et miks sa näiteks oled selles olukorras üldse, kuidas sa sinna said, kuidas see asi nii kaugele läks, mis kõik selleni viis, et nii-öelda vigade parandust teha enda peas. Et enam ei korduks see sama asi, et enam ei korduks see sama olukord ja et sa ei peaks tundma ennast nagu, ütleme nii, et kurjategijana või halva inimesena. Ja kui sa, ütleme, et kui sa saad olukorda parandada, siis siin ongi see soovitus, et kuidas seda parandada, aga teistmoodi, et mitte siis võib-olla teha neid samu asju enam, aga midagi võib-olla on vaja teistmoodi teha.
Ja selles osas kõige tähtsam on küsimus, et mida ma saan teha enda jaoks, et mina ennast hästi tunneksin. Nii praegu kui ka edaspidi. Ja kuidas ma saan ennast välja tõmmata sellisest tundest või seisundist, kus ma justkui tunnen ennast halvasti ja leegitsevana ja vihasena või kurjana või pettununa. Et siin võib olla mingeid süüdistamisi ja nii enda kui ka teiste süüdistamisi, aga nii kaua, kuni see süüdistamine kestab, nii kaua sa ei saa liikuda siis jälle tagasi sellesse seisundisse, kus sa oled see hooliv ja armastav inimene ja inimene, kes ennast väärtustab. Ja siin on ka, et ta on tegelikult päris rahuliku näoga. Et ka see on palju parem seisund kui see keskmine. Et see keskmine seisund on selline hästi kurnav. Et vajaks leida siis viise, kuidas sellest välja tulla. Ja kui ma võtsin sulle veel sõnumit, siis on, et sul on turvaline armastada, ava oma süda, et anda ja vastu võtta kõrgemat energiat, ütleme nii. Ehk siis ikkagi see keisrinna energia, kus sa oled hooliv ja armastav ja suur andja, et võib-olla sa oled natukene selle osa endast lukku pannud tänu mingitele mineviku olukordadele, sündmustele. Aga nüüd olekski aeg, nagu ma juba ütlesin, et siit välja tulla sellest keerulisest seisundist, kus on väga, väga tüütu ja väga halb on olla seal. Ja sulle öeldakse, et sul on tegelikult turvaline armastada ja siin aitab sind see endasse vaatamine ja tagasi vaatamine, see soovituse kaart. Et sa enam ei peaks seda olukorda või tsüklit kordama. Ja enda kirjutatud sõnumi ma võtsin sulle. Siin on teadmiste kogumine, pole iseendaga tegelemine. Iseendaga saad tõeliselt tööd teha siis, kui oled vaikuses, kuulad iseennast ja ei põgene oma mõtete eest, stimuleerides meeli väliste mõjutajatega. See on see soovituse kaardi juurde läheb see sõnum. Ehk siis siin võib olla see, et sa stimuleerid oma meeli, mis siin oli, väliste mõjutajatega, see on näiteks telefon, pidev scrollimine, pidev reelide ja videode vaatamine, filmid, sarjad, telekas, ma ei tea, teiste inimestega chatimine, aja veetmine niimoodi, et sa endasse ei vaata, niimoodi, et sa ei otsi seda tõde näiteks enda seest. Et siin võib olla teil natukene sul sellist iseenda eest põgenemist. Ühtepidi ja ma saan aru, et lihtsam on või parem on telefoni vaadata ja ekraane vaadata ja oma meeli hõivata igasuguste stimulatsioonidega, et ei peaks stressama või mõtlema rasketele asjadele. Aga siin on inimesed, kes on natukene mingis osas võib-olla kas teadlikult või mitteteadlikult raskes seisus, et mingi olukord on tekitanud, ütleme nii, et ma ei tea, et päris trauma, aga no raske olukord on olnud. Ja sellest on vaja teadlik olla. Aga seda ma juba ütlesin, ma ei hakka kordama, et mis minu roll siin on, seda on vaja mõelda, et mis minu roll siin on, mida mina tegin selleks, et see asi saaks sinna minna. Mida ma teen selles olukorras valesti või mida ma tavaliselt teen või annan või milline ma olen tavaliselt, et mis seda probleemi tekitab. Ja ma ei mõtle seda, et sa nüüd ennast süüdistad täielikult. Aga siin võivad olla ka ennast saboteerivad mõtted. Ehk siis, kui nüüd on see emotsioon on kuidagi
rohkem aktiivne, siis sa võid ka tänu sellele ennast kuidagi saboteerida ja ma ei tea, armastusest eemal hoida või kuidagi ikkagi see mingis osas on kuidagi suletud olemine. Ja võivad olla nagu mingid mineviku varjud justkui su selja taga, mis sind nagu haaravad ja proovivad sind tõmmata sellesse raskusesse, sellisesse natuke masendunud meeleseisundisse ja sul võib olla ka mingisugune mineviku kogemus, mis on sind justkui ütleme nii, et augu tekitanud sinu hinge. Aga veel selle endasse vaatamise osas, et ei ole kasulik küsida, et miks see juhtus või miks ma nii tegin, vaid pigem oleks vaja selliseid küsida näiteks, et kuidas ma iseenda väärtuste osas tegin järeleandmisi mingis olukorras või kellegi teise pärast näiteks. Et me tavaliselt nii-öelda tahame midagi ja meil võivad olla ka hirmud, et kui ma näiteks ei anna järgi või kui ma näiteks ei ole siin hea inimene, et siis ma jään sellest ilma või näiteks jään turvatundest ilma, ma ei tea, mugavusest jään ilma, et selliseid asju tasuks küsida ja mõtiskleda, et kus kohas ma enda väärtused olen jätnud tahaplaanile ja kellegi teise heaolu näiteks tõstnud enda omast ettepoole ja et kuidas tänu sellele on tekkinud probleemid. Ja kuna ma enda heaolu jätsin tahaplaanile, siis on minu sees, sinu sees on see saatan, see selline raske emotsioon, mis tegelikult tahab sulle lihtsalt öelda seda, et ma ei kuulanud ennast, ma ei kuulanud iseenda sisehäält, kuigi see kindlasti juba korduvalt ja korduvalt ütles sulle, et midagi on vaja teistmoodi teha, et midagi on valesti, et see asi ei toimi, et teine tee on vaja valida. Aga praegu on nii, on ju. Ja kui ma võtsin sulle need väikse ingli ühe sõnumi, siis siin on üks pikk tekst jälle. Inimene ei ole loodud üksi olema, inimest ei tohi üksi jätta. Üksindus hakkab tootma musti mõtteid, neid suuremaks võimendades päev-päevalt. Üksindus teeb angiinist kurguvähi inimese mõtteis. Üksindus suudab läbi hirmude palju halba korda saata. Üksik inimene näeb ennast alaväärse ja ebavajalikuna ja selline inimene jääb haigeks nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Üksindus ei pea alati olema füüsiline. Ka suure pere keskel saab inimene üksi jääda. See kaart kutsub üles märkama üksikut inimest enda lähedal ja teda aitama, teda inimeste ja elu sekka tagasi tooma. Ka ennast ei tohi üksi jätta, ka siis mitte, kui sa ise kõigega hakkama saad. Pea meeles, inimene ei ole loodud üksi olema ega üksi kõigega toime tulema. Et siin võivad olla ka inimesed või kes, sa ei peagi olema üksi või omaette kuskil kodus, aga sa võid olla pere, lähedased, sul võivad olla inimesed ümber, aga sa ikka tunned ennast näiteks üksikuna või jah, et sa justkui ei ole kuuldud või kuulda võetud. Ja vaja, või mitte vaja, aga hea oleks leida inimese, kellega sa saad oma mured siis jagada või kus sa tunned, et sa oled hoitud, et kus sind mõistetakse ja sind nähakse, kus sa tunned, et sa oled nähtud. Ja kõige parem on ikkagi, kui teised sind mõistavad. Et tihti me saamegi üksi hakkama, aga kui on inimesed, kes sind mõistavad ja hoiavad ja toetavad, siis on tegelikult palju lihtsam. Aga siin nüüd tegelikult soovitusi sai küll antud ja et vaata siis endasse ja mõtiskle ja proovi küsida endalt avatud
küsimusi, nagu juba enne ütlesin, mitte et miks see on nii või miks naa, vaid et kuidas ma siia jõudsin ja kuidas ma siit välja saan, mis ma saan teha. Ja kui on mõned inimesed, kelle käest sa saaksid siis, kui ma ei tea, nõu küsida või kellega koos arutleda, et kuidas seda parandada või kuidas lahendada või kuidas see nii läks, et siis hea on ka nendega arutleda, et teised inimesed võivad meile anda väga häid mõtteid, et kuidas nendest olukordadest välja tulla ja kuidas neid edaspidi vältida või kuidas me üldse nende olukordadeni ei jõuakski. Aga ma tahan veel seda öelda, et see auk siin hinges, et ära täida seda mingite tühiste asjadega, aja raiskamisega, telefoni vaatamisega, ma ei tea, mõttetute toitude näksimisega, et seda tühjust täita, vaid püüa kuidagi sellesse armastusse tulla, siin armastuse seisundisse kuidagi täitunuks saada parematest asjadest, mis tegelikult sind täidavad ja toidavad emotsionaalselt ja hingeliselt ja igal tasandil, et proovi leida neid ennast toetavaid tegevusi. Aga praegu ma jätan siis niimoodi ja ma loodan, et see olukord paraneb sul ja läheb paremaks. Aga tšau!